Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. Õnneks seda. Varsti tuleb jõuluvana. Jõuluvana. Ja kingitused. Oota, veel mitte. Me peame 3 nädalat ootama. 3 nädalat. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on lõpuks jõudnud kätte see päev, kus ma võtan kätte ja dekoreerin enda korteri jõuludeks. Minu jaoks dekoreerimine päriselt on see tegevus, mis mind täielikult jõulumeeleollu viib. Ja eelmine aasta see osa jäi mul vahele selle renovatsiooni pärast, mida te kõik juba teate. See aasta kavatsen ma minna all out dekoratsioonidega. Ma ei mõtle, et see tuleb mingi üliluksuslik, vaid just selles mõttes all out, et ma tahan nii hästi kui võimalik enda koju tuua selle jõulumeeleolu dekoratsioonidega. Ja mul on tegelikult juba ideed olemas ja ma üritasin võimalikult organiseeritud olla selle videoga, sest et ma mäletan 2 aastat tagasi, kui ma dekoreerisin kodu, siis see võttis mul mitu päeva. Aga see aasta ma reaalselt tegin endale full nimekirja, mis igas toas olema peaks. Kui ma muidugi tahan midagi muuta, siis ma jätan suht vabad käed endale sellega, aga siin on selline rahv ettekujutus mulle, et kuidas ja mis igas toas olema peaks ja välja nägema peaks. Esimene asi, mis ma tegema pean, on tegelikult koristamine, sest et mul on kuusk juba dekoreeritud. See tekitas korralikult segadust, mul on glitter igal pool, nii et avapauk jõuludele on täna siin kanalil. Ja kui sa mõtlesid, et kas ma kavatsen olla enda jõulupidžaamas terve päeva, siis vastus on jah. Sest et see on ultimate Christmas vibe minu jaoks ja ma kavatsengi olla sätitud, aga terve päeva oma jõulupidžaamas. Sain just tolmuimeaega tolmu võetud ja enamus liigsed asjad kappi ära pandud. Pesu ootab pesemist, nii et nüüd ma saan lõpuks minna kõige põnevama osa juurde. Luna, mis sa teed? Ma saan minna kõige põnevama osa juurde, milleks on actual dekoreerimine. Kui sa mõtled, mis see suur kast on, siis meil tuli reaalselt täna telekas, uus telekas, nii et ilmselt ma enne dekoreerin ära ja siis ma hakkan sellega tegelema või täpsemalt siis Tainn hakkab sellega tegelema. Sest et ma ei hakka mingi 55 tollist, 55 tollist telekat ise seina peal upitama. Me teame kõik, et see lõpeb katastroofiliselt, nii et mina jään oma jõuluasjade juurde, ma tegelen sellega ja nemad tegelevad siis kõige muuga. Reaalselt see on kõik, mis meil jõuludeks on ja seda ei ole väga palju. Mul on hea meel selle üle, aga samas ma ei tea, kuidas tunda, sest et ma kardan, et mul jääb midagi puudu, mis mul äkki vaja on, aga loodame, et ei jää. Mulle täiega meeldis, kui meil oleks ka kodus siuke traditsioon, et mõlemad Tainiga võtame vaba päeva ja dekoreerime, aga üldjuhul kogu see dekoreerimise osa jäetakse minu peale ja Tain lihtsalt naudib neid viljasid. Ma ei pane seda talle absoluutselt pahasti, täiesti okei, aga noh,
vahepeal mõtled küll, et nii armas ikka oleks mingi koos jõulufilme vaadata ja siis dekoreerida ja kuus küles panna. Aga noh, mis seal ikka, ma pean seda üksi tegema. Kui me räägime nüüd natukene dekoratsioonidest ka, siis ma see aasta kusjuures ei ostnud endale üldse palju uusi dekoratsioone ja ma kasutan väga palju asju, mis ma eelmine aasta ostsin. Olen käinud praegu sisustuspoodides, kus ma ka eelmine aasta ostsin endale dekoratsioone ehk siis Pepco, Home for You, Home and You, kust ma veel ostsin. Ikeast äkki? No igal juhul olen veidis nendes poodides käinud ja enamus need asjad, mis mina eelmine aasta ostsin, on ka see aasta müügis. Nii et enamus dekoratsioone te saate vabalt soetada ka see aasta. Aga mis ma see aasta juurde soetasin? Kas sa jäädki mulle sülle siia nüüd Luna või? Jäädki jah. Paljud asjad, mis ma muide uued ostsin, on juba kuuse peal. Aga kui me räägime dekoratsioonidest, siis ma ostsin Ikeast. Mul on mingi kuuskede vaimustus. Minu arust need kuidagi annavad kõige rohkem kodule juurde jõulude ajal. Kuusk on siuke jõulusümbol minu arust. Ja ma ostsin veel ühe võltskuuse. See on siis Ikeast ja ma ostsin 2 tükki ja ma tahtsin need siis panna meile magamistuppa öökappidele. Et ma arvan, et see oleks üli siuke armas, et mõlemal pool oleksid kuused siis. Ja ma ostsin siis ka sellise kuldse poti, kuhu sisse see panna, sest et see niisama pott, eks ju, doesn't look good. Aga selle kuldse potiga minu arust on päris siuke armas ja väga jõululik. Ma mitte isegi eelmine aasta, üle-eelmine aasta ma väga tegelikult üldse magamistuba ei dekoreerinud. Nii et see on siuke väike asi, mis ma siis meile magamistuppa lisan. Plus veel need padjad, mis ma soetasin mitu aastat tagasi. Siis ma ostsin kodulõhnastaja. Ma arvan, ma rääkisin sellest. Ja kui me käisime koos sisustuspoodides, siis ma ütlesin teile, et Zaras, või täpsemalt Zara Home'is on nii palju häid, mõnusaid, jõululikke kodulõhnastajaid. Seal oli nii küünlad, kodulõhnastajad, spreid, garderoobi, mingid need asjad, mis sa riputad, et lõhnaks hästi. Ja ma lõpuks siis ostsin endale ära selle ühe jõululõhnastaja, mis neil oli. Neil on minu arust siis piparkoogilõhnaline. Ja see, mis mina võtsin, ma võtsin tegelikult ainult värvi pärast, sest et ma tahtsin, et oleks pruun. Aga see lõhn ka mulle väga meeldis, nii et selles mõttes õnneks kõik on nagu korras. Aga piparkook ilmselgelt on natukene jõululikum. Aga see on siis salted caramel ehk siis soolakaramell ja ta tõesti lõhnab nagu värskelt küpsetatud küpsised. Nii et see läheb mul ilmselt elutuppa, sest et kogu see ruum siis ilmselt lõhnab imeliselt. Kui aus olla, siis tegelikult H&M-ist on võimalik saada natukene soodsamad lõhnastajad, et seal maksis minu arust 12,99 ja suht identsed lõhnad on. Aga kuna neil soolakaramell ei olnud, siis ma võtsin ikkagi Zara oma. Piparkoogi lõhnaline neil oli, aga see oli ka punases pudelis ja kuna ma väga ei tahtnud punast pudelit, ma tean, ma olen veider, mis vahet seal on, mis värvi see pudel on, aga ma lihtsalt ei tahtnud punast pudelit, nii et sellepärast ma Zarast lõpuks selle kallima võtsingi, aga H&M-is päriselt on olemas täpselt üks-ühele samad lõhnastajad. Ja viimane asi, mis ma sellel aastal ostsin juurde, ma ostsin neid 2 tükki, on see Ikea vanik. Ta peaks olema 4 meetrit minu arust ja tal on juba tulukesed sees. Nii et ma ei pea siia hakkama neid pisikesi mini-tulukesi sisse keerama, vaid kõik on automaatne. Ainuke asi, mis ma ei vaadanud, on see, et mul ei ole patareisid nende jaoks. Nii et ilmselt me peame tegelikult veel poodi minema, et mõned asjad soetada, kas või ainult patareid. Aga lähme kaunistamisega edasi ja kui mul midagi tõesti puudu ja kui mul nagu midagi tõesti on vaja, et ma mõtlen, et okei, perfektne oleks, kui mul oleks selline asi, siis me lähme toome selle. Mul on idee panna selle vanik siis kapi külge, kuna meil ei ole kaminat, kuhu võiks panna, nii et see tunduks tore koht, kuhu panna. Ja teiseks ma mõtlesin, et ma selle teise panen siis köögiakna ümber. Aga mul on nagu väike probleem. Kuidas ma seda riputan kuhugi? Nagu, ma ei mõelnud väga sellele, et ma peaks mingeid konkse ka ostma. Või nagu midagi, millega päriselt seda riputada. Mul on 2-poolset teipi. Äkki see töötaks? Teate, ma proovin 2-poolset teipi. When
everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families. Ma arvan, et ma jätkan praegu köögiga, sest magamistuba sai ühele poole. See oli kõige lihtsam tuba, mida teha, sest ma teadsin, et sinna läheb ainult reaalselt 2 elementi ja sellest piisab. Minu eesmärk see aasta üldse on hoida kõike väga puhta minimalistlikuna, välja arvatud kuusk, aga üleüldiselt ma ei taha tekitada liiga palju asju siia, sest nagu ma ütlesin enda kodutuuri videos, siis meil ei ole väga palju ruumi tegelikult siin korteris ja mida rohkem ma igast mingi nipsasjakesi siia topin, seda rohkem clutterit see välja näeb, siuke sassis ja siuke I don't know, it's not vibe. Nii et ma tegelikult tahan hoida kõike suhteliselt puhta ja lihtsana ja ma tunnen, et kööki praegu on lihtsam dekoreerida kui elutuba ja esikut. Välja arvatud jõuluoksad, ma arvan, et ülejäänud kõik on meil olemas. Green red the light with glimmering silver white. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. Luna? Tšau! Tere! Nii, Luna. Dekoreerime edasi. Kuigi mul pole aimu ka, kuidas seda teha. No. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. A green red delight with glimmering silver white. You dazzle us all from big to small. Kas te saate aru, et kell on saanud 6 õhtul, õues on täiesti kottpime ja ma just jõudsin tagasi Ülemistest, sest et mul oligi vaja paari asja, et jätkata dekoreerimisega. Nii et teeme väikese mini-hauli, et mis me just ära tõime sealt. No mis on? Reaalselt ma ei saa aru, mis tal täna viga on, aga ju me siis teeme seda hauli niimoodi. Ma ostsin 2 kuldset küünlajalga. Sest et ma olen iga aasta neid väga tahtnud. Eelmine aasta ma juba oleksin need ostnud, aga kui ma sain aru, et ma dekoreerida ei saa, no okei, nüüd sa tahad maha ja siis mul ei olnud mõtet neid eelmine aasta osta ja iga aasta need müügil on. Need on ostetud siis H&M-ist, väiksem oli 9 eurot ja suurem oli 14 eurot või noh, tegelikult 14,99 ja 9,99, eks ju, aga noh, sendid. Ja ma võtsingi 2 tükki, sest et mulle tavaliselt meeldib, kui nad on komplektis, et minu arust nad töötavad paremini, kui nad on komplektis ja mulle meeldib just see kõrguse erinevus ka, et see on natukene siuke lisaelement, eks ju. Ja muidugi ma pidin sinna juurde võtma kohe küünlad, sest et kui ma seda ei tee kohe, siis ma lõpuks ei teegi seda ja nad saavad terve talve täiesti tühjana siin. Nii et 2 küünlad, need olid 2,99 ja need on samuti H&M-ist, kuigi igas poes neid müüakse, issand mu kõht ka koriseb. Ja viimaseks ma võtsin siis selle poti alla hinnatud osast. Ta on täpselt sama värvi nagu meie põrandad. Nii et see läheb ideaalselt minu arust siia esikusse. Ja see pott läheb siis sellele mini kuusele, mis ma eelmine aasta ostsin Tigerist. Täpselt sarnane kuusk on see aasta müügil Petkos. Ja ma võtsin selle poti, sest et no mulle ei meeldi, mis siin all toimub, et see näeb suht cheap välja, eks ju. Aga kohe tekkis probleem. See puidust osa ei mahu siia potti ära, kuigi mulle tundus, et okei,
ideaalne suurus, täpselt mahub ära. Tuleb välja, et silma järgi ma ikkagi osta ei saa neid asju. Aga väike häkk teile, sest et mina see aasta õppisin seda enda kuuske dekoreerides, et kui sa tahad, eks ju, võltskuuski panna pottidesse, et see näeks ikka ilusam välja, et nad ei peaks olema kas selle harkjala peal või siis selle puhul puidust tüve peal, siis ma panin siia potti stüroksit. Sa võid panna selle stüroksi asemel vahtplasti, mida iganes, mis on siuke pehme, aga paks materjal, et ta saaks hoida üleval seda kuuske. Nüüd teine probleem, mis mul tekkis, oli see, et ilmselgelt ta ei kata kogu seda stüroksit ära, nii et see näeb ka kinda cheap välja, kui ta niimoodi jääb, eks ju. Aga ma eelmine aasta ostsin ju kotitäie käbisid. Nii et ma mõtlesin, et äkki ma katan selle stüroksi ära nende käbidega. Nad on aasta aega oodanud, et neid kasutataks. Ja nüüd on see aeg käes, kus ma reaalselt lõpuks saan aru, miks mul need käbid on ja mida ma nendega teha saan. Nii et me saame hakata konsoollauaga tegelema ja ma arvan, et see on täna viimane asi, mis ma dekoreerimisega teen. Aga mis ma veel ostsin, on patareid. Ja miks? Sest et me saame nüüd panna selle vaniku tööle, mis ma riputasin köögiakna kohale. Nii et ma olen väga excited seda teha. Nii et lähme teeme enne selle ära, kui ma seda olukorda siin pean lahendama. No, vaata, näita, kui tita sa oled. Kõik su teised toksisõbrad vaatavad, kui tita sa oled, Luule. Sõber või? Meil on kätte jõudnud pühapäev ja ma olen dekoreerimisega lõpetanud ja kusjuures ma tegelikult pidingi pühapäevaks dekoreerimisega ühele poole saama, sest et meil oli planeeritud perega jõulufotosessioon minu juures. Mitte, et mul oleks midagi stuudio jõulupiltide vastu, aga lihtsalt, ma ei tea, minu arust see oli siuke äge asi, mida see aasta teha, eriti nagu ma ütlesin, sest et ma see aasta päriselt sain lõpuks dekoreerida. Aga ma mõtlesin, et enne kui ma video lõpetan, siis ma peaks teile näitama selle üldpildi ka nüüd ära, et milline see korter siis välja näeb, kui see jõulupomm siin lõpuks plahvatanud on. Ilmselgelt minu lemmikosa kõikidest dekoratiivsetest elementidest see kuusk. Ja teate, ma siiamaani ikka iga päev tõstan selle asju ümber, sest et on, ma ei tea, ehteid, mis ma näen, et võiks ikkagi olla kuskil mujal ja siis ma tõstan selle ümber, aga igal juhul üleüldiselt see on reaalselt mu kõige lemmikum asi hetkel siin korteris. Kuna meil on see küünlakustutaja, ma mõtlesin, et võiks seda ikkagi kasutada, siis tundus ka loogiline, et me peaks ju tegelikult nagu küünla siia lisama, et siis oleks nagu päriselt eesmärk sellel asjal. Nii et ma panin need 2 jõulukuuse küünalt ka siia laua peale, mõtlesin, et tore idee, jällegi sobitub sellega ilusti kokku. Siis meil on Zara soolakaramellise lõhnastaja. See näeb lihtsalt nii äge minu arust välja ja päris kuuseoksad, et tuua seda kuuselõhna ka tuppa. Mul on kusjuures esikus ka need oksad, aga siis kui me esikusse jõuame, siis ma näitan täpsemalt. Ja ma ikkagi otsustasin, et see vanik läheb rippuma siia teleka aluse külge ja see on kukkunud ära vähemalt 5 korda, sest et kahepoolne teip ei töötanud. Nii et ma ütlen teile kohe, kui sa tahad kahepoolset teipi kasutada, et sellist asja riputada, siis see ei tööta ja me panime hoopis maalriteibiga
näete ka siit vist. Õnneks need oksad ilusti katavad ära, nii et kui sa ei oska otsida seda teipi, siis tegelikult seda teipi ei näe. Pidin kasutama ka ära eelmise aasta dekoratsioonid ja need asjad on kõik ostetud eelmine aasta. Need on ostetud kusjuures Selverist. Üks maja oli, ma arvan, mingi 2 €, see oli mingi 4, see oli 5, et suht hea diil oli. Need on Rimist ja need on minu arust ka see aasta seal ja võltskuuseke, minikuuseke on Pepcost. Ja teisel pool samamoodi, kõik need asjad on Pepcost, nii et siis sa tead. Ja sokid, ma tegelikult oleksin tahtnud see aasta uusi jõulusokke, sest ma tahaksin natukene suuremaid, aga siis ma hakkasin mõtlema, et meil tegelikult otseselt ei ole hetkel mitte kuhugi neid sokke riputada, et see suurus praegu on ideaalne ja need on need samad, mida ma kasutasin siis 2 aastat tagasi ja need on pärit AliExpressist. Ma arvan, et nad maksid mingi 10 € üks, et täitsa okeid ja väga ilus muster või palmik on ka peale tehtud. Mida sa üldse meie jõuludekoratsioonist arvad? Panen su on the spot nüüd. Kas sulle meeldib? On tuutäiline ja ikka teha. Ja väga kena. Yeah. Kõik on väga hästi, kui tuleb ainult koju tulla ja siis küsitakse, et kuidas sa või mida sa arvad. Väga tule. Ma arvan, et lähme siis kohe köögi juurde ja kööki ma hoidsin väga minimalistlikuna. Ainukesed asjad, mis ma siia lisasin, oli siis see sama vanik. Siin ma näen, et seda kollast teipi on näha, ma pean selle ära parandama, aga ignoreerime seda hetkel. Sama vanik akna ümber, ma alati kunagi nägin Pinterestis, kuidas akendel oli riputatud vanik ja see idee mulle nii meeldis. Ja nüüd see aasta lõpuks ma siis otsustasin, et teeks ka niimoodi. Ja siia nurka ma panin siis meie need vanad vintage jõulukohvi kruusid ja selle lambi, mis meil tegelikult on võetud esikust. Michael Bublé jõululaulud meil siin käivad, eks ju praegu. Ja sinna nurka ma tegelikult tahaksin ka panna veel kuuseoksad, aga kuna meil ei ole veel sobivat vaasi, siis ma hetkel sellega tegelenud ei ole. Nii et üleüldine köögivaib on väga minimalistlik, aga minu arust väga jõulune. Muide, enne kui me lähme edasi, kas me saame lihtsalt võtta hetke mu küünte jaoks? Ma ise tegin need 3. kord, kui ma teen küüsi ja minu arust nad näevad väga normaalsed välja selle kohta, et ma reaalselt ei oska küüsi teha. Ja veel seda, et ma üritan teha 3. korraga juba Prantsuse maniküüri. Ma reaalselt ei tea, mis ma mõtlesin, aga jah, tunnen, et kui ma teile praegu siin seda tuuri teen nii, et te näete ainult mu kätt, see kõik näeb ilusam välja. Okei, jätkame. Esik on ka suhteliselt minimalistlik see aasta. Ma ei saanud, see häiris mind. Suhteliselt minimalistlik ja mulle väga tegelikult see vibe meeldib. Ma ei tahtnud seda lauda liialt palju täis toppida, sest et 1 aasta mul oli reaalselt tehtud legitimate mingi siuke tere! Oli mul tehtud siukene legitimate nagu külake siia peale, aga ma see aasta mõtlesin, et võiks hoida natukene minimalistlikuna seda kõike. Ja meil ongi jällegi siin ka päris kuuseoksad pluss päris jõukalt. Mulle lihtsalt nii meeldib, mis vibe ja lõhna see siia tuppa toob. Siis need H&M-i küünlaelad. Mina. Ja siis meil on see Tigeri kuusk. See käbide häkk töötas väga hästi, see näeb väga hea välja. Nii et üleüldine vibe on väga lihtne, aga minu arust voolab väga hästi kogu ülejäänud korteriga kokku. Ja saate siit ka rohkem näha, milline siis kodu välja näeb, kui te sisse astute. Ja siis Tanni jõulusokid. Okay. Ja siis kõnnime magamistuppa. Magamistuba on veel minimalistlik. Ma päriselt ei pandki siia midagi muud rohkem, kui jätsin need kuusekesed mõlemale poole, mulle ja Tannile. Ja siis see üks jõulupadi, mis on natukene lappergune hetkel. Ja, enam-vähem. Aga suhteliselt minimalistlik. Kui te kuulete mingit klopsimist, siis meil kas ülemised või alumised naabrid teevad remonti. Oh, I've been there enne jõule. Ma ei tea, mida nad mõtlevad, aga igal juhul ma loodan, et teile meeldis see video ja ma arvan, et tänasest alates me võime reaalselt minna ametlikult jõululainele ja mina näen teid juba järgmises jõuluvideos. Ciao! Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart.